Seda nimetatakse teeljuguriga kiireks ühendusliidriks. Siin näete, see on T-tähe kujuline osa üleval ja see siin on T-tähe emane pool. Kui soovite need kiiresti ühendada, siis vajutate lihtsalt väikest nuppu sisse, nii ja ühendate need omavahel. See võib olla suurepärane millegi ühendamiseks, aga lahtiühendamiseks on vaja midagi väikest ja õhukest ning see tuleb siia väiksesse auku suruda ja seal olev väike nibu alla suruda ning see niimoodi lahti ühendada. Näe, nüüd vaata, kuidas see välja tuleb. Vaata. Näed. Seega, jah, ühenduse loomine on kiire, aga lahtiühendamine võtab veidi kauem aega. Ja ma arvan, et see tuleks selgelt välja öelda, kui räägitakse kiirühendusega liidritest. Põhjus, miks ma seda ütlen, on see, et tihti kasutab klient tigukeermega spiraali, aga nad teavad, et tigukettid ei ole nii head kui need, mis on mõeldud painduvale võllile ja nad ei taha oma masinat välja vahetada. Ja nii nad ostavadki endale ühe sellise liidri, millel on Teslide emane ots ning siis võtavad adapterit 20K, mis sobib nende tigukeermega spiraalile ja kõik, mida nad teevad, ongi liidri ühendamine niimoodi. Ma kasutan seda läbi kaamera, nii et on raske näha. Nad ühendavad liidri niimoodi selle võlliga ja nüüd saavad nad kasutada painduvaid võlliketid tavalise tigukeermega spiraali peal. See kõik tundub tore ja kena, aga probleem on selles, et on kaks asja, mida pead meeles pidama. Esiteks, kiire ühendusega liider ei ole mõeldud suure kiiruse jaoks. Ja mõnel juhul, kui sa neid tööriistu kasutad, pöörlevad need 3000 pööret minutis, mis tegelikult ei ole see, milleks teeljugur mõeldud on. See sobib hästi pöördemomendi ülekandmiseks, mistõttu seda algselt kasutatigi 2 torupuhastusvarda ühendamiseks, nagu siin näha on. Tead küll, see oli traditsiooniline torupuhastusvarras, mis lihtsalt ja kiiresti niimoodi ühendub, aga see oli mõeldud pöördemomendi, mitte tingimata kiiruse ülekandmiseks. Seda öeldes, kui sa kavatsed kasutada kiirühendusega liidrit painduval võllil, siis oleme teinud selle uue adapteri, kuhu saad ühelt poolt oma võlli ühendada, see kinnitub kruvidega, ühel pool on emane ühendus ja teisel pool teeljuguri ühendus, nii et saad 2 võlli omavahel ühendada. Ühel pool on see on 12 millimeetrist ehk pool tolli kuni veerand tollini ehk 6 millimeetrini. Ja loomulikult, nagu näha, on meil sama ka nende ühenduste emastega. Aga enne kui sa mõtled, muudame kõik kiirühendustega juhtnööride vastu ja lõpetame traditsioonilise ketivõllile seadmise meetodi kasutamise, pea meeles, et nende asjade lahtivõtmine on tõeline peavalu. Ja võib-olla on see kiire, see loob ühenduse kiiresti, aga ma pole nii kindel, et see katkestab ühenduse sama kiiresti. Okei, see oli palju kiirem, kui ma ootasin. Aga igatahes, sa saad aru, mida ma mõtlen. Tänan vaatamast.